Tere! Siin oli nii hea pirukas, et ma ei suutnud vastu panna. Palun vabandust. Rääkides Lõuna-Eesti eripärast, ma arvan, et ma teen natukene liiga võib-olla saartele ja nendele kohtadele, kus talvel nagu turiste ei ole. Et tänu sellele on meil Lõuna-Eestis kahjuks või õnneks see rõõm, et meil on talvel võib-olla seda turisti isegi rohkem kui suvel. Mida see tähendab? See tähendab seda, et on olemas 2 hapupurgihooaega, kevad ja sügis. Ja muul ajal on seda turisti päris kenasti. Võib-olla ennem kui oli ennem Covidit oli palju nagu välisturisti muidugi ja Covidiga kadus see ära. Aga mis on nagu positiivne, et Lõuna-Eesti leidsid üles 2 täiesti uut seltskonda. Üks seltskond oli siis see jõukam tallinlane, kes ennem viis oma lapsed Šveitsi või Prantsusmaale suusatama, aga siis ta otsustas, et tema toob Otepääle, Kuutsekale või Munakale või Kütiorgu oma lapsed suusatama. Ja teine seltskond oli siis Ida-Virumaa, Narva, Kohtla-Järve. Need inimesed tulid ja ütlesid, et võt, neid nüüd ei lasta Türki ja Egiptusesse, kus nad muidu käisid läbi Peterburi. Et siis nemad avastasid ja nemad tulid nagu nädalaks ajaks. Nii et tegelikult see Lõuna-Eesti ei saanud väga pihta sellest Covidist, mida teised piirkonnad kahjuks ikka said. Miks tullakse Lõuna-Eestisse? Ma arvan, et üks väga huvitav moment, inimesed kui sõidavad autoga, siis kuskil Tatra orust hakkab peale siuke kuppelmaastik. Ja see on see armas eripära, et järsku me olemegi mägede vahel. Mul oli, siis kui olin maailmakarikas, siis mul oli külas Itaalia koondis ja see oli nagu väga lõbus, et itaallased küsisid, et kuule, et me nägime siin mäest alla liiklusmärki, et siin pidi mingi nagu mäekeskus teil olema. Ma ütlesin, et jah, et Otepääl on mäekeskus olemas, aga nad küsisid, et aga kui kõrged mäed teil on, ma ütlesin, no nüüd te peate istuma. Ta ütles, mis pärast? Ma ütlesin, te peate istuma, sest ma ütlen teile, kui kõrged mäed meil on. Ja siis nad istusid ja ma ütlesin, et meie kõige kõrgem mägi on 314 meetrit. Siis ma ütlesin, 3000? Ma ütlesin, ei, 314 meetrit. Selle peale nad kõik naersid ja nad said aru, miks nad pidid istuma, sellepärast, et neil nii väiksed mägesid vist seal Itaalias ei olegi. Hoolimata nendest püüdlustest, mida ilmselt spordimaailm on eriti Otepääle toonud nende võistluste näol, on viimasel ajal ka see Tuhamägi seal Kohtla-Järve kandis populaarsust kogunud ja paljud suusatajad, eriti kui me räägime Tallinnast, on lihtsam sõita siis sinna kanti kui Lõuna-Eestisse. Mida see turist siis siin Lõuna-Eestis tegema hakkab? No, nad käivad hobustega ratsutamas, siis nad käivad näiteks Võhandul kärestikulisel jõel raftimas, siis nad teevad Kooraste Suurjärvistul, teevad kanuumatkasid. Et kogu see loodusturism on tegelikult võib-olla see teine välp, et esimene on nagu sport ja teine on nagu see loodusturism, et inimene tuleb nautima neid suuri metsasid, mida küll kahjuks jääb järjest vähemaks ja vähemaks, et kuigi targad ütlevad, et ei, et see on kõik plaanipärane ja metsa võetakse maha ja liiga vähe. Noh, silmaga nähtes, ma olen nüüd 20 aastat Lõuna-Eestis elanud,
ikka tee ääred on nagu väga-väga hõredaks jäänud kahjuks. Nii et silmaga see nii väga nüüd küll ei tundu olevat, et see metsa mahavõtmine on selline proportsionaalne, aga noh, kes meie oleme nii-öelda sellest metsamaast, ei tea me eriti mitte midagi. Mida see inimene peaks nagu arvestama, kui ta tuleb Lõuna-Eestisse? No, tallinnane peab arvestama seda, et kui ta tuleb kuskile söögikohta, siis see söögikoht võib olla kinni. Ja see on sellepärast, et inimesi ei ole võimalik kahjuks nädala keskel 2 kliendi pärast restorani näiteks lahti ei hoia. Ja nädala lõputi on enamik kõrtse kinni. Noh, nüüd need uued elektriarved panid muidugi väga palju kõrtse, lihtsalt panid uksed kinni, et ei kannata maja soojaks kütta. Omal ajal inimesed usinalt panid igasuguseid elektriradiaatoreid peale ja lõhkusid oma puuahjud välja kahjuks. Aga need, kellel puuahjud on, need elavad edasi ja sest puid meil õnneks küttepuid jagub. Kui seal mingeid küsimusi tuleb, et anna mulle teada. Nii on nagu lihtsam. Miks see turismiteema nüüd nii oluline on? Oluline on see, et Lõuna-Eesti 3 maakonda, Põlvamaa, Võrumaa ja Valgamaa, nad on nagu äärealad ja inimene peab ikkagi nagu ette võtma selle sõidu, see 250 kilomeetrit niisama kuskile uhada ei ole nagu lõbus ja kui me nüüd võrdleme Saaremaaga, mis on ka samamoodi, võib-olla Kuressaare on 250 kilomeetrit Tallinnast, aga seal on see meri on vahepeal ja inimestele võib-olla meeldibki see, et nad on vahepeal nagu ära lõigatud sellest mandrist, sellepärast lähevad nad sinna puhkama. Aga mina see aasta Saaremaale ei ole jõudnud, aga käisime Hiiumaal ja tegelikult mulle tundub, et saared on nagu ülerahvastatud. Ehk seal on seda turisti ikkagi, ma mõtlen Kuressaaret ja Kärdlat, et need nii-öelda saare pealinnad on ikkagi inimestest nagu väga pungil. Eks sama asi on Otepääl, kui on võistlused, et siis parematel aegadel on seal kuni 20 000 inimest olnud, mis tähendab seda, et see majutus tegelikult toimub mitte ainult Otepääl, vaid ka Võrus ja Põlvas ja Tartus ja sama toimub nüüd ju Rally Estoniaga. Et inimesed leiavad see 50 kilomeetrit või 40 kilomeetrit, mis lahutab Otepääl nendest teistest linnadest, see on ikkagi, see on naljakas vahemaa, et kui me räägime seal, ma ei tea, Pekingis inimesed sõitsid 200 kilomeetri kauguselt võistlustele, et meie see 40 kilomeetrit, mis ta, ütleme, Tartust on või Võrust, et see ei ole suur vahemaa. Eestlasele võib-olla tundub, et kõik peab käe jala juures olema. Aga lisaks siis sellele, et kohad on kinni, ilmselt ei leidu ka poes väga palju asju. Et mina oma restoranile, ma tellin kaubad, aga ma ikkagi külastan Tartu turgu, kui ma tahan midagi värsket saada, mida nagu omal põllul ei leia. Sama asi on see, et ma mäletan, et meil tuli üks seltskond restorani ja baaris siis üks kodanik hakkas gin toonikut tellima ja siis ta ütles, et nüüd Tallinnas meil on sellised suured jäätükid, sellised kuulid, et kas teil neid ei ole? Ja see poiss, kes mul baaris oli väga nutikas ja ütles, et aga siin on saag, et kõrval te võite rahulikult järve jääst nii suure kuubiku lõigata, kui palju te tahate. Et tallinlane nagu ei saa aru, et ta tuleb nagu tegelikult metsa, ta tuleb sinna puude vahele ja ta ei tohiks nagu eeldada, et kõik need mugavused, mis pealinnas on olemas, neid ei ole Lõuna-Eestis olemas ja ma arvan, et see ongi väga-väga tore, et neid asju ei ole, et inimene esimene päev, kui ta 1 päevaks tuleb, siis ta veel on harjunud selle mugavusega ja see telefon on seal kogu aeg kõrva ääres ja see wifi peab olema väga hea, aga kui ta on juba 2-3 päeva, siis ta juba paneb selle telefoni kõrvale, vastab ainult vajalikele kõnedele ja ta lõpuks leiab aega iseenesega olla.
ma arvan, et see on võib-olla kõige tähtsam asi, mis selle Lõuna-Eesti puhul näiteks mind võlus, et lõpuks sa said iseenesega ka juttu ajada. Et Tallinnas sa pidid kõikide teistega juttu ajama. Mis veel? Loomad. No, ma mäletan, kui minu lapsed väiksed olid ja me sõitsime kuskile seenele, siis ühel hetkel poeg oli siis mingi 5-6 aastane, vaatas lehmakarja põllu peal ja ütles, issi, näe, loomaaed. Ehk see kujutelm, et pealinlane ei näe peale kassi ja koera eriti muid loomi mujal kui loomaaias, siis Lõuna-Eestis on see õnn, et enamjagu taludes veel on 1-2 lehma, kuigi ma mäletan, et kui ma 20 aastat tagasi maale kolisin, siis minu ümbruses oli 7 talu, kus ma võisin piima osta. Täna on alles ainult 1, kahjuks. Et see on oluline, kui te tahate õiget hapupiima saada, siis see piim peab olema värske, ta ei tohi olla külmutatud. Siis ta läheb ilusti, kallerdab ära, nii nagu omal ajal. Ja saab teha kama ja kõikvõimalikke muid asju, mis hapupiimast saab teha. Peale nüüd ütleme, lehmade on ääretult populaarseks muutunud muidugi lambakasvatus, kitsekasvatus ja näiteks Valgamaal on ka metskitse ja põtrade kasvatus. Ehk juba tehakse selliseid suuri reservaate nendele loomadele, ma mõtlen metsloomadele, et nad saavad rahulikult paljuneda ja et hundid neid ei ründa, sest lisaks nii-öelda koduloomadele on vähemalt minu kandis on ilves, karu, hundid, rebaseid on igal pool, sest neil on söök. Neil rebastel oli ilmselt mingi sünnipäev paar päeva tagasi, nii et nad võtsid minu viimased kanad ära. Ja ta võttis kanu sellepärast ära, et mul haned olid kinni. Nimelt hane ema arvas, et ta nüüd võiks hauduma hakata, et äkki vastu talve läks natukene hulluks. Vähe vale aeg nagu nii-öelda munade haudumiseks, aga ju tal on teadmine, et tuleb soe talv siis. Aga kui hani oma 10-kilose kerega ikkagi õues on, siis see 3-kilone rebane kardab seda hane nagu väga-väga. Ja suvel, kuna haned olid kogu aeg lahti, siis suvel ei läinud ükski kana kaduma. Ja nüüd sügisel on lupsti, nii et 10 kanast ongi 0 järgi. Tuleb muretseda talveks uued kanad. Need loomad, need annavad nagu talule selle sära, nad annavad selle kodususe ja, kuidas ma ütlen, ta nagu teeb sellest talust talu. Ehk inimene läheb oma peoga hobust söötma, porgandit andma ja see annab sellele inimesele nagu hoopis teistsuguse, eriti lastele. See annab ikkagi hoopis teistsuguse mõõtme, hoopis teistsuguse arusaama. Nii, küsimused. Mis sa arvad, kas ja kuidas võiks turismile Lõuna-Eestis mõjuda korralik maantee Tallinnast kaugemale, näiteks Tartusse? Sellest on nii palju räägitud ja mina ei saa aru, kuidas need riigisad seal üleval Toompeal ei saa aru, et tegelikult Tallinn-Tartu, see on nagu must, see tee peab olema 4-realine. Kui sealt edasi kuskile läheb, veel parem, aga ma kardan, et minu silmad näevad ainult Tallinn-Tartu maanteed 4-realisele võib-olla mõne aasta pärast. Aga edasi, kuigi suured autod ju vuravad Luhamaale, et üle piiri minna, aga millegipärast see vist ei ole kuskil arengukavaski. See on kurb, sest ma mäletan, et kui me esimest korda Leetu läksime mingi 30-40 aastat tagasi, siis me imestasime, et kuidas Vilniuse ja Kaunase vahel on nii fantastiline 6-realine maantee, kus võis 140-ga sõita vabalt. See lihtsustab seda teed ja kindlasti see annab nagu turismile hoopis teise käigu sisse, sest sa ikkagi oled lupsti seal Lõuna-Eestis
selle kiire tee peal ja mõistagi need liikluskaamerad panevad nagu oma mingisuguse piirangu peale, teinekord nad pildistavad mind ka, mul on huuled värvimata ja lipsu pole ees, eks ju. Ja ma ei tea, tukk on võib-olla kammimata ja näen, nad pildistavad niimoodi siin. Aga siis tuleb see trahv ära maksta ja öelda, et vanad harjumused on halvad kaduma, sest mina sain load keskkoolis ja kui sul on aastast 1977 on load, siis tol hetkel ei olnud ei turvavööd olemas ja need kiirused, oli ka 90, aga põhimõtteliselt võis ikkagi natukene kiiremini sõita. Kui läks transpordist juttu, siis ääretult suureks abiks on raudteeliiklus muuseas. Mina ise kasutan väga. Jätad auto, mina jätan Paluperra ja suts ja sa oledki Tallinnas. Ajad oma asjad ära ja suts oledki tagasi. 4 rongi päevas. Väga-väga mugav. Wifi on olemas, sa saad 2,5 tundi oma arvutitööd teha või telefoniühendus vahepeal on kehva mõningatel lõikudel, aga väga-väga mugav. Nii, järgmine küsimus. Kui suurt abi saab reklaamimisel müügikanalina kohalikust turismiinfokeskustest, arenduskeskustelt ja muudelt organisatsioonidelt või loodad peamiselt iseendale? Ehk siis, mis on peamine müügiplatvorm või kanal? Nüüd on, kas sa oled uus tulnuk, siis ilmselt on vaja kasutada nii kohalikku infokeskust kui ka kõikvõimalikke muid asju. Aga kui sa oled juba turul olnud 10 ja rohkem aastaid, siis tegelikult, mina võiks öelda, et meie turismitalu küll vist 90% on kõik nagu need inimesed, kes on ükskord seal olnud ja on juba nagu nii-öelda stammkunded. Müügiplatvorm hotellidele on selge see, et kõige suurem on booking.com, aga nende see vahendustasu ei meelita eriti väiketegijaid ligi, sest nad küsivad oma 15% vahendustasu pluss 10%, kui sa oled ise veel geenius. Et 25% brutost ära anda väikestele tegijatele, see on nagu vähe karm. Aga sellised on turutingimused ja eks neid teisi väiksemaid tegijaid, väiksemaid platvorme on ka, Expediad ja need. Aga ma arvan, et turismi infokeskus on see, kus saab kõige adekvaatsemat informatsiooni. Ja nii, et ma loodan, et Priit sai selle vastuse, mis ta tahtis. Küsige julgelt. Mul on lihtsam rääkida. Mis on võib-olla kõige suurem nii-öelda eksisamm? Eksisamm võib-olla majutusasutuste puhul on eelkõige see, et mõningates majutusasutustes ei ole ju 24H keegi ei valva. Nii et kui mõni klient tuleb sul öösel kell 1 ütleb, tere, ma tahaks nüüd majutust saada, siis enamik kohti ei võta vastu ja see ajab nagu väga paljud inimesed närvi, et umbes me ei saagi ja siis ei saa kodukannet kuskilt restoranidest. Et need on nagu need asjad, mis on nii plussid kui ka miinused. Et inimestele meeldib ju tegelikult metsa tulla, aga ta on nii ära harjunud oma nende igapäevateenustega, et ta saab toitu koju tellida ja et kõik on 24H avatud. Et Lõuna-Eestis selge see, et seda nagu ei ole. Ja mis siin salata, riik on teinud kõik selleks, et need kaupluseid suletakse, ma ei tea, ainukese asju, panku enam ei ole, ainukese asju, mida tuleb juurde, on apteegid. Ju siis inimesed on nii haiged, et on vaja kogu aeg mingisugust tabletti. Ja kui me räägime tervisest, siis ma arvan, et nii eelkõnelejad kui ka järelkõnelejad räägivad, et tegelikult Lõuna-Eesti võib-olla kõige armsam asi on just see loodus ja see samane tervis, mis tähendab seda, et te saate metsast korjata ja põllu pealt kõikvõimalikke nurmenukke asju, millest tee tegemine on ju fantastiline ja abi sellest saab ka. Minul mesilasi ei ole, aga mul sõpradel on mesilinnud olemas ja väga palju erinevat mett on võimalik seal ümberringi saada, kes korjab kanarvikumett, kui on soo lähedal, kes korjab mingite muude õite pealt, nii et see kõik on hea. Järgmine küsimus.
Nii. Kas me ei peaks rohkem ka keskenduma säästlikule toidule, taimsetele roogadele, nende pakkumistele ja arvestama oma kasvatatud toiduga? Noh, teate, siin on nagu kaks erinevat seisukohta. Ma saan aru sellest rohehullusest ja iga toidu taga on kõikvõimalikud tähed, mis tähendab, kas seal on gluteeni ja kas seal on laktoosi ja kas seal on seda, teist ja kolmandat. Aga kui inimene küsib minu käest, et ma ei söö nüüd küüslauku ja sibulat ja nüüd mis teil oleks pakkuda, siis ma võtan takso visiitkaardi, annan kliendile, et mul oleks pakkuda teile üks taksonumber, sõitke minema. Et noh, me teeme süüa niimoodi, et ta oleks maitsev. Ja nüüd, kui me jõuame nagu söögi tegemiseni, siis selge see, et me üritame nii palju kui võimalik pakkuda ju oma toodangut, mis on mõistagi mahedalt kasvatatud. Ja kui ise sa seda ei saa, siis sa üritad naabri käest seda saada, sest kaupluses Poola kartulit, mis on vesine, osta kuidagi minu käsi ei tõuse seda inimestele pakkumas, sellepärast et ta ei ole maitsev, temast ei saa näiteks kartulipudru teha ja kõikvõimalikud muud asjad. Aga mis puudutab nagu seda tervislikku toitumist, siis siin ongi see koht, kus need väiketegijad tulevad, sa lähed kuskile väiksesse söögikohta ja sa saad seda kodust vanaema väga maitsvat toitu. Friikartulit väga harva kuskil pakutakse, ilmselt siis on juba nagu mingi restorani või söögikohaga, mis on arvestatud laiale massile, et tema võib siis seda friikartulit pakkuda, teised mitte. Kui hästi, küsimus, Priit küsib, kui hästi toimib koostöö lähikonnas asuvate turismitaludega, on teil mingi väike võrgustik, jagate kliente, kui endal maja täis, vahendate tegevusi, mida ise ei paku? Jaa. Ma arvan, et see on võib-olla üks põhiline, mida me kõik teeme. Ma ei näe, et väikekohad oleksid omavahel nagu konkurendid, vastupidi, nad täiendavad. Kes pakub, nagu ma ennem ütlesin, keegi pakub ratsa teenust, keegi pakub seal, ma ei tea, laenutab suuski, kolmas inimene jälle võib-olla viib sind kanuu matkale. Me kõik teame seda ümbruskonda ja neid inimesi ja nii nagu nemad soovitavad võib-olla meie juurde tulla, nii mina soovitan absoluutselt, et minge nagu sinna ja käige ja avastage seda maailma. See koostöö on võib-olla see, mis mind võib-olla kõige rohkem maal elamise juures nagu võlub, et kui sul on ikkagi suur häda, siis sa helistad naabrile ja ta tuleb sulle appi, ükskõik kui kiire aeg temal on. Ma ütlen mingi, ma ei tea, lambad jooksevad sulle maantee peale või hobused jooksevad ära, siis sa helistad naabritele ja nad tulevad appi ja nad teevad ära. Et sellist koostöövalmidust kahjuks Tallinnas, kui sa räägid kellelegi, et sul on abi vaja, siis vaadatakse, et see on nagu katk, ta jookseb eest ära ja suleb oma telefoni. Ära helista, äkki see kuidagi nakkab mulle. Nii ta on kahjuks. Siis mida te teada tahaksite? Küsige. Muidu ma võin oma jutuga väga rappa minna. Praegu, oktoobri algus, soovitan kõikidel tulla Lõuna-Eestisse, sellepärast, et meil hakkasid seened peale. Nii, et kuskil juba 2 nädalat on. Mingi aeg me juba vaatasime, et peale kukekate see aasta midagi ei tule, aga eile ma sain esimesed porgandiriisikad, kuuseriisikad tuli nädal aega tagasi, 2 nädalat tagasi hakkas puravik tulema. Nii et tegelikult, ja üllatus, tavaliselt on jaanipäevaks tuleb sirmik, aga mina sain eile näiteks 3 sirmikut, nii et praegu on õige seenaaeg. Tulge, korjake, tehke, marineerige sisse või pange kohe pannile, et väga hea toidulisa nii praegu kui ka talvel on teil olemas. Ja kui paar nädalat tagasi, septembri keskel ei olnud ühtegi punast lehte ja ka kollast lehte, siis nüüd on 2 nädalaga, eks need öökülmad teevad nagu oma töö, on ikkagi loodus läinud värviliseks, mis minu arust annab sellele sügisele nagu väga-väga ilusa näo.
Järgmine küsimus. Sigrid küsib, kui palju on turiste, kes tuleb pigem kohaliku, kes see nüüd tööajal helistab? Jah. Kui palju on turiste, kes tuleb pigem kohaliku lummuse pärast ja ei hooli pealinlikust steriilsusest? Järjest rohkem. Alguses käis seda pealinlast lihtsalt see, et ta tahtis oma pealinlusest nagu puhata, aga ta võttis kõik need nagu mõtted kaasa. Ja mina ütlen alati, et ära tule üheks päevaks, et kui mõni sõber ütleb, et kuule, et ma nüüd tahan väga tulla, et mul on ainult üks öö. Ütlen, ära tule üheks ööks, sa ei puhka välja. Ikka vähemalt 2 ööd peab olema, sest esimene päev sa oled veel selle linna sageduse peal, see vibratsioon on sinus sees ja kuskil võib-olla teisel päeval hakkab see vibratsioon nagu kaduma ja kui ilmub 3. päev, no võt siis sa muutud nagu maakaks, siis sa hakkad nagu mõtlema, mida nüüd teha ja nagu ma enne ütlesin, et sa hakkad iseenesesse vaatama, sest see on nagu võib-olla selle maal olemise, sama asi on muidugi mere peal olla, et purjetamine mulle väga meeldib just sellepärast, et sul ei ole seda naabrit seal ja sa saad natukene oma mõtetega üksi olla ja selgust majja tuua. Järgmine küsimus. Paarkümmend aastat oled Kagu-Eestis olnud. Kui kaua võttis aega kogukonda sulandumine? Mida siia tulnud uutele peamiselt soovitaksid? Neid, kes Kagu-Eestisse armuvad ja siia tulevad, neid on päris palju. Tõepoolest, meie Vidrike külla see aasta on tulnud 4 peret juurde, et ennem oli 43 suitsu ja nüüd on nagu 4 peret tulevad lastega. Ma arvan, et neid tulijaid hakkab järjest rohkem olema ja siin on mitu põhjust. Üks põhjus on selge see, et noored emad-isad tahavad oma lastele puhast ümbrust saada. Teine asi on see, et seal elab ära nii-öelda puuahjuga. Linnas kahjuks on kõik kommunikatsioonid, nii-öelda need kulud on nii kalliks läinud, et teinekord elektriarve ületab seda nii-öelda renditasu või ma ei tea, liisingumakset. Ja ma arvan, et see mõistlikud hinnad on see, mis meelitab seda suurest linnast inimesi põgenema maale. Aga kui kaua võttis aega see sulandumine? No lõplikult ei ole siiamaani ilmselt sulandumine käinud, sest kui me arutame vallas mingisuguseid küsimusi, siis mulle öeldakse, kuule, me oleme siin sündinud, me teame, et seda on vaja. Otepääl oli vaja näiteks oma purskkaevu. Et kõikidel linnadel oli oma purskkaev olemas, Otepääl ei olnud ja ehitati siis ilus purskkaev. No, mina pealinlasena ütlesin, et kas on mõtet 700 000 kulutada selle peale, et võib-olla teha uus lasteaed. Aga kohalikud leidsid, et see on väga ilus ja tegelikult tagantjärgi öeldes neil oligi õigus, sest see nii-öelda linna keskväljak on väga ilusaks tehtud ja see purskkaev annab sellele nii-öelda platsile väga ilusa sära sinna juurde. Aga kui ma ütlen nagu laiemas laastus, ma arvan, et üks 2 aastat. 2 aastat, aga ma 2 aastat ausalt öeldes eriti ei ehitanud ka midagi, mul ei olnud raha. Rahad olid ühe projekti all kõik kinni ja siis, kui nad vabanesid, siis ma hakkasin seal natukene ehitama. Et eks see kohalik natukene võtab nagu selle pilgu järgi, et kui sa lähed ja hakkad kohe seal 6-korruselist villat ehitama, siis noh, kas see on kadeduse uss või see on mingisugune see, et noh, näed, minul on 1-korruseline, aga sul tuleb nagu suurem. Noh, minul õnneks ei ole seda muret, et ma suursulustust ei põe. Aga ma olen näinud neid suvilaid küll, mis jätavad nagu lossi mulje, mis on nüüd ehitatud ja kohalik inimene vaatab sellele, et mis siis on. Eks see inimene ise saab ka aru, sest kui ta läheb naabrimeest tööle palkama, siis öeldakse talle hoopis teistsugune tunnihinne, kui võib-olla kui teisele inimesele, kes tuleb sinna just nimelt selle looduse pärast ja kes sulandub tänu sellele võib-olla kiiremini. Suur asi sulandumisel on see, et kui sa kaasad oma tegemistesse nagu, ma mõtlen seda kogukonda ja kui mina läksin, ma ikkagi üritasin eelkõige nagu
oma naabreid palgata appi ja läbi selle sa õpid nagu neid inimesi tundma, nemad õpivad sind tundma ja kui sobib, siis sa nii-öelda jätkad seda toredat suhet nagu igavesti. Küsimus. Kui sa pead välja tooma oma turismitalu peamise hiti, siis mis see on? Kas toit, sulgudes seljanka, sellest ma olen kuulnud, rahulik puhkepaik, loomad, jah, kõik need asjad, mida te küsite. Et see, ma ei ütle, et mina võiksin öelda, mis on see hitt. Ma arvan, et see külastaja on see, et kellegile meeldib restoranis see toit, kellelegi meeldib see rahulik puhkepaik, et ta saab olla ja kellelegi meeldivad loomad. Ma arvan, et väga oluline on see, et inimene saab käia rahulikult saunas, hüpata järve, ujuda hommikul ka selles külmas järves näiteks, siin nädalavahetusel olid kliendid, nad käisid, mis siis, et vesi on võib-olla 10 kraadi, aga nad käisid ka ilma saunata lihtsalt ujumas, sellepärast et millegipärast on see taliujumine väga nagu popiks läinud. Et ilmselt seda tuleb küsida nagu nende inimeste käest, kes nagu tulevad, et mida nemad nagu selleks hitiks kõige rohkem peavad. Kui mina peaksin kuskile minema, ma mõtlen, et kui me oleme käinud Eestimaad kuskil avastamas, siis mind huvitab just tegelikult see rahulikkus, see üksindus, see eraldatus. Ja suvel käisime Hiiumaal ja sattusin kogemata Jesper Parve puhketallu. Ääretult mõnus, ääretult tore koht. Möödunud aasta käisime Saaremaal, oli Pilgusel üks Rootsi pere oli kolinud ja hakkas arendama seal ka väga, väga huvitav restoran, väga huvitavad saunad ja majutus, nii et tegelikult ma arvan, et avastamist väärt kohti on Eestimaal nagu palju ja rõõm ongi ainukene kiitus, mida ma saan nagu koroona puhul öelda, et eestlane hakkas avastama Eestimaad. Et ennem seda ta käis rohkem nagu väljamaad avastamas. See annab nagu rõõmu, et ma mõtlen ka majanduslikku rõõmu, et need inimesed, kes sinna maale on tulnud mingisugust nagu äritegevust arendama, nimetame siis seda turismi tegemist nagu äritegevuseks, kuigi tegemist on, ma arvan, pigem sellise elustiili asjaga, ega mina ei läinud sinna nagu hotelli tegema, see kogemata nii oli, et mulle meeldis seal, siin minu sõpradel hakkas meeldima ja siis nemad ütlesid, et kuule, et meil ühed sõbrad tulevad ka, et äkki nemad saavad majutuda ja niimoodi kuidagi see asi läks suuremaks ja suuremaks ja lõpuks ma ei jäksanud nendele telefonikõnedele vastata ja panin talu sinna booking.com üles ja siis hakkas see väljamaalane tulema ja meil mingi hetk oligi mingi 70-80% oli väljamaalasi. Nii et tegelikult ei pidanudki moelt reklaami tegema, et inimene juba, kui ta annab kõrge hinnangu majutusasutusele, siis sealt booking.com'is tuleb nagu esilehele välja, et kellel on nagu kõrgemad hinded. Kui nüüd rääkida loomadest, siis kuidas ma viisakalt ütlen? Koroonaga saabus see aeg, kus väga palju sõitis lihtsalt kogemata inimene sulle hoovi, ütles, ei, ma tulen lihtsalt lambaid vaatama. Ja siis sa oled nagu kellelegi need puhkemajad välja üürinud selle jaoks, et nad saaksid nagu üksi olla ja kui ühel hetkel sul on 20 inimest hoovi peal, kes tulevad sinu loomasid vaatama, siis sa saad aru, et see inimene, kes seda eraldatust tuli nautima, et tema ei ole eraldatud, nii et me olime sunnitud nagu tõkkepuu panema. Ja teinekord inimene tuleb, ütleb, tere, ma tahaksin sinna, siis sa ütled viisakalt, et kahjuks on talu välja müüdud ja need inimesed, kes seal ööbivad, need saavad seda nii-öelda looma nautida, aga turismimagnetina seda kindlasti nagu müüa ei tasu, kui sa selleks ei ole valmis, sest siin on nagu teised asjad ka, et parklad ja kõik muu infra, mis eeldaks, kui sa tahad mingit loomaaeda pidada. Nii, küsimus. Kui kerge või raske on leida usaldusväärset personali? Kui tegemist hooajalise kohaga,
kas töötajad tulevad ka järgmisel hooajal tagasi. Väga raske. Väga raske on leida inimesi ja siin on nagu kaks tahku. Üks tahk on see, et poe ees sa leiad mingi venna, kes tuleb, kuule, äkki laenad mulle kroon või 2? Ma ütlen, et olen nõus ka 10 või 20, aga tule aita puid lõhkuda. Ei, tööd ma ei tee. Noh, ühesõnaga, et väga palju selgub mingil hetkel, kahjuks küll ainult nii-öelda see puudutab meesterahvaid, et suurem töö või suurem sõber kui töö on pudel. Ja siis ta unustab sulle mainimata, et ma nüüd 2 nädalat joon, ma sulle tööle ei tule. Siis, kui on tegemist mingi ehitustegevusega, siis sa kannatad selle ära, aga kui tegemist on nagu loomapidamisega, et sa arvestad sellega, et inimene tuleb ja ta annab hommikul kaerahobustele ja joodab neid. Ja kui teda järsku ei ole, siis on see probleem. Nii et ma võin uhkusega öelda, et meil on 6 inimest tööl ja nad on kõik naisterahvad, sest naiste peale saab alati loota. Mehed, kahjuks on see nii. Mina hooajaliselt ei näe võimalust, sellepärast, et kui sa tahad head inimest leida, siis sa pead ikkagi talle pakkuma 24 tööd ja need mõned kuud kevadel ja sügisel, millal klienti napib, saad kõikvõimalikke tegevusi saad teha alates, ma ei tea, nüüd sügisel me ju teeme kõikvõimalikke hoidiseid, ma mõtlen köögipersonaliga ja alati on midagi remontida, midagi värvida, uus terrass, kuskil lauad välja vahetada, nii et tegelikult sa pead lihtsalt mõtlema ikkagi, et sa võtad nagu mitte hooajaliselt tööle, sest hooajaliselt, eks need, kellel on suvilad, need nagu rikuvad seda tööjõuturgu ka, sest nad tulevad suveks sinna ja palkavad need kohalikud tublid töömehed endale kõrgema raha eest ja siis septembrist võid sina ka näpuotsaga siis neid töömehi saada, aga suvel mingisugust, siis sa pead konkureerima lihtsalt nende hindadega, mis seal nii-öelda suurtes linnades on. Kahjuks on see nii. Hooajalise tööga on see, et kui sa selle inimese vahepeal nagu vabastad, siis ta leiab äkki uue töö. Ja tänu sellele, sa lihtsalt ei saa järgmisel hooajal selle inimesega nagu arvestada, aga mulle meeldib, kui inimene tuleb ja ta jääb, sest tema harjub sinuga, sina harjub temaga ja see on ikkagi selline, sulgudes nagu abielu, et mina olen alati omal ajal muidugi, siis kui oli Tallinnas firma suur, mul oli üle 500 töötaja, aga ma ikkagi võtsin nagu selle sisu ja selle silmavaate järgi seda inimest tööle. Sama on siin maal ka täpselt samamoodi. Nii et jah, seda on raske leida, aga ma tean, et linnas on täpselt sama raske neid õigeid tööinimesi leida. Tähtis on see kiindumus, et kui sa näed, et inimesel on soov mõelda edasi, sest iga inimese peas on ju mingisugune eesmärk. Kui ta maale on tulnud, esimene eesmärk on see, et ma tahan eelkõige iseendale tõestada, et elu maal on võimalik. Ja kui keegi jagab seda sihti, siis on võimalik nagu purjetada kaugemale, kiiremini ja mobiilsemalt. Et see on väga, väga oluline. Kas sa saad välja hõigata, küsimus, kas sa saad välja hõigata, siin on vaikus ja rahu või pead ka kokku puutuma mürareostusega nii oma hoovis kui küla pealt kostvaga? Oo jaa. Räägin loo. Oli jaanipäev paar aastat tagasi ja inimene pani puhkemaja, mis on 6-kohaline. Algus tuli üks auto, siis tuli teine auto. Kui neid autos oli 12 tükki ja ma läksin loendama, et selle maja terrassi peal oli 27 inimest, siis ma ütlesin, et ma väga vabandan, aga
see maja on 6 inimesele. Ta ütles, ja, me läheme kohe sinna Pühajärvele, Jaanitulele. Sinna nad ei läinud. Auto uksed olid lahti, kuulati oma tümmi. Ma käisin küll neid paar korda keelamas, ütlesin, et kuulge, et ei ole siin üksi, et naaber inimesed äkki tahavad nagu magada öösel. Ja, keerasid natukene vaiksemaks ja pärast uuesti kõvemaks. Nad ei läinudki magama. Pidu kestis hommikuni ja hommikul tuli see noormees, kes 1 ööks maja kinni pani, tuli 5 ja 10 euroste pakiga, eks ta oli kogu seltskonnalt raha kokku korjanud, nemad tahaksid 1 ööks veel jääda. Ma kahjuks ütlesin, et teie raha ei ole kõlbulik enam ja saatsin nad minema ja hiljem meie koristaja neiu ütles, et tead, 2 toas polnud mitte keegi ööbinud. Nii et nad tegelikult ainult 1 voodi oli nagu hõivatud. Hiljem lihtsalt kõrvalmajas, kes oli 2 lapsega pere, nad ütlesid, me vist läheme ära, sest me ei saa üldse nagu puhata. Ma ütlesin, et see lärmakas seltskond läks minema, nüüd te võite olla kindlad, et see rahu on saabunud teie juurde tagasi. Mis puudutab nagu naabertaludesse, siis jah, tõsi, meil 2 kilomeetri kaugusel on üks talu, kus asutused peavad nagu suuremaid pidusi, sinna mahub kuskil 100 inimest ja nad teinekord siis panevad suure lava üles ja kutsuvad meie kuulsamad bändid sinna esinema. No, siis kahjuks seda tümakat on kosta küll ja samamoodi siis, kui on näiteks Pühajärve Beach Party või on see Retrobest, siis isegi, kuna seal on väga hea võimendus, siis isegi laulusõnad tulevad nagu hoovi. Aga ma arvan, et see on lahendatav, see tähendab ilmselt kogukond siin tõstis ka suvel natukene mässu, et see lärm ei kestaks nagu kella 3-ni, et kui on nagu ikkagi öörahu, see on öörahu ja Otepääl on kehtestatud, et see öörahu suviti on kell 12 ja ma arvan, et see on nagu mõistlik lahendus. Et need inimesed, kes sinna on seda rahu ja vaikust tulnud nautima, need saavad seda siis ka nautida alates kella 12. Nii mina olen nendele klientidele, kes minu juures on, kes ütlevad, ma ei saa üldse magada, lärm kostub, kannatage veel natukene aega. Otepääl öörahu on kell 12 öösel. Mis on nüüd, kuna mürareostus on ilus sõna, et sama ilus sõna on tegelikult valgusreostus, et ma tahaksin öelda, et see on nagu üks asi, mis seal Lõuna-Eestis on nagu peaaegu et olematu, on see valgusreostus ehk praegu taevasse vaadata on ikkagi ääretult ilus. Et mõni inimene teab ainult suurt vankrit ja põhjanaela, aga Lõuna-Eestis sa ikkagi vaatad lakke ja see on kõik väga ilus. Nii et mitte ainult maa peal, vaid ka taevas on ilusaid asju. Mis veel? Küsige. Küsi. Ja. Ma tulen siia kõrvale, et aitäh, Jüri, väga hea, et said niimoodi küsimustega ise hakkama. Et minu küsimus on selle kohta, et paindlikkus, et ettevõtjatelt oodatakse paindlikkust, aga mis on see piir, et sul ei käiks seda prõksu ära, et sa jääksid ikkagi iseenda nende asjade juurde, mis ise oled välja mõelnud? Iga aasta õpid uusi asju. Iga aasta sa ärkad üles teinekord selle asjaga, et issand jumal, kuidas see on võimalik. Näed, üks uus küsimus on ka, et kas valid kuidagi oma kliente, mida küsid enne, kui broneerid ja kliendid ja lemmikloomad, sealt tulevad probleemid. Tõsi. Alguses ma üritasin kuidagi nagu silma kinni panna, et kui inimene tuli oma koeraga, aga siis kui üks koer niitis maha 7 lammast ja siis ma ütlesin kodanikule, et näed, et paluks võta siis mis su koer tegi, võta nüüd endale pagasnikusse kaasa ja maksa kinni. Siis tema ütles, ei, kuule, niimoodi ei saa. Ja sellest hetkest alates me ikkagi ütleme, et meil on koduloomad olemas või teinekord oli üks pere tuli ja kui nad lahkusid majast, siis neil oli kassikott kaasas. Ma ütlesin, teil oli kass kaasas. Ja, aga meil oli oma liiv ja kõik asjad olid olemas. Ega ta midagi ei teinud. Tegemist oli isase kassiga, minul on
2 emast kassi. Seda maja ei õnnestunud välja rentida paar nädalat, sellepärast et seda kassikuusehais oli kõik kohad täis. Lisaks allergikud tulevad järgmisena ja edasi. Nii et tegelikult inimesed peaksid, täna kahjuks ei saada lapsi, vaid ostetakse koer endale ja siis arvatakse, et selle koeraga peab nagu igale poole saama. Mina ütlen alati, et meil on omad kassid, koerad olemas, ärge, siis me ei tule. Siis te ei tule. See on vaja koeri ja hotelli. Jah, et kogu maailma raha ei ole vaja nagu üles korjata, et tuleb teha mingisugused nagu reeglid. Eks see sisetunne ikkagi annab ka märku, et nüüd tuleb vist ära öelda, et ei ole midagi teha. Piinlik, aga tuleb ära öelda. Suurepärane. Nii. Kas on midagi veel? Seesama küsimus oli, et kui nüüd keegi jõuab kiiresti trükkida, siis meil saame ette ühe küsimuse. Küsimus on see, et kuidas valida oma kliente. Läbi Booking.com sai vali neid kliente või läbi kodulehe. Et siis nad tulevad ise, aga meil on päris üksikasjalik nagu kirjeldus seal olemas, et ta peab tegema klikk, et ma olen nagu läbi lugenud need asjad. Ja nagu ma ütlesin, et iga aasta õpid uusi asju. See aasta näiteks jaanipäeval üks kodanik tuli oma matkabussiga. Nad küsisid nagu luba, et kas nad tohivad tulla. Mina ütlesin, et ei tohi. Aga kuna tegemist oli kauge sugulasega, siis ma mõtlesin, et panen silma kinni ja nii edasi. Lõpuks oligi see, et ta käis restoranis toitu näppamas ja tegid oma matkabussi juures, tulid 2 matkabussiga ja tegid oma tagahoovis oma jaanitule. Nii et see oli selline ebameeldiv üllatus, et huvitav. Aga siis see tähendabki seda, et ka sugulastele ja tuttavatele tuleb öelda ei. Nii et meist 2 kilomeetrit eemal on autosuvilate parkla ja järve ääres. Sõitke sinna, et koht on olemas, kui keegi sellega tahab rännata, aga mitte meie tal. Ja, kõike päris tasuta ei saa ka, et... Ei ole võimalik. Jah, nii ta on. Aga suur aitäh!